Kui sa oled kõige targem inimene toas, siis oled sa vales toas. Esmapilgul võib tunduda meeldiv olla kõige targem inimene toas, saada imetlust, juhtida vestlusi ja tunda end enesekindlalt, kuid pikas perspektiivis võib selles ruumis viibimine piirata meie arengut, loomingulisust ja sisemist kasvu. Tuba, kus puudub vaidlus, üllatus ja uus teadmine võib muutuda vaikseks vanglaks, kus meie vaim hakkab hääbuma. Igaüks, kes soovib kasvada, olgu see isiklikult, professionaalselt või vaimselt, vajab keskkonda, kus tal oleks midagi õppida. Targemad inimesed, sügavamad kogemused ja teistsugused vaatenurgad panevad meid pingutama, kahtlema ja arenema. Selline tuba võib esialgu tunduda ebamugav, me ei pruugi särada, meie ego võib saada löögi ja teadmatus võib tekitada ebakindlust. Kuid just see ebamugavus on kasvulava. Olla kõige targem inimene toas võib tähendada, et me oleme jäänud kinni turvatsooni. Me võime ümbritseda end inimestega, kes imetlevad meid, kuid ei esita meile väljakutseid. Aja jooksul võib see viia stagnatsioonini. Me kordame samu mõtteid, väldime riske ja ei märka enam, kui kaugele võiksime veel jõuda. Sellises toas oleme me õpetajad, mitte enam õppijad. Õigesse tuppa astumine võib tähendada julguse leidmist. See võib tähendada, et me peame astuma tagasi oma eksperdi rollist ja lubama endal olla algaja. See võib tähendada, et me kuulame rohkem kui räägime. Et me küsime küsimusi, millele meil pole vastuseid. See tähendab, et me tunnistame, kui me ei tea. Ja just sel hetkel algab tõeline õppimine. Tarkus ei ole ainult teadmiste kogus, vaid ka võime olla avatud. Kui me astume ruumi, kus oleme ümbritsetud inimestest, kes on meist mingis valdkonnas targemad, sunnib see meid kasvama. Me hakkame märkama oma eeldusi, ümber mõtestama oma tõekspidamisi ja avardama oma maailma. Need hetked, mil tunneme end väikese ja teadmatuna, on sageli meie elu pöördepunktid. Lõppkokkuvõttes ei tähenda see ütlus, et peaksime vältima õpetamist või jagamist. Vastupidi, meie teadmised ja kogemused võivad olla kellelegi väga väärtuslikud. Kuid oluline on ka tasakaal. Me kõik vajame ruume, kus saame jagada ja ruume, kus saame vastu võtta. Kui suudame pidevalt vahetada rolle õppija ja õpetaja vahel, siis elame elusalt ja kasvame. Seega, kui avastad, et oled pidevalt toas kõige targem inimene, siis küsi endalt. Millal ma viimati midagi uut õppisin? Ja võib-olla on aeg otsida just uus tuba. Üks, mis on suurem, sügavam ja väljakutsuvam. Aitäh ja peatse kuulmiseni!